on üks ilus pühapäev ja me ütleme head aega oma Temuka kodule, kus me elasime paar kuud väga ilusti ja nüüd me kolime jälle autosse. Auto on asju täis. Tegelikult 4 päeva me lähme veedame oma Uus-Meremaa pere juures Ashburtonist, teeme veel tööd ja siis oleme teel. Kolisime ema ja isa juurde tagasi Uus-Meremaa omade juurde ja täpselt nii nagu kodus. Söök on valmis. Ainult, ma ei tea, mulle pole küll tehtud, kui ma tööle lähen, aga näete. Ai või kui armas. Praegu on meie töö teha siis puid puhtaks. Niimoodi. Vahepeal võib surma ka saada. Ma unega astub pead, kulmu, lõuga. Igale poole oleme juba korduvalt saanud. Go. Kommenteeri oma emotsioone. Siin ikka kommenteerida. Väga tüütu on. Lõikame siin mingeid jünne, mis tulevad siit õunapuude alt. Kuidas nad nimetavad neid? Suckeriteks. Nad sakivad küll. Ülemus ostis endale uue auto. Ja 2 autot oli neil paranduses, üks mina sõidan praegu venna hiluksiga, aga võtab ülemuse vana hiluksi. Siis 3 hiluksiga lähme Orchardisse. Me pole ammu väga vloginud ja vahepeal ma hakkasin tegema meil klippe, aga me pole olnud nagu otseselt mingit sisu, mida nagu toota või me oleme natuke laisak olnud. Ja ma üritan teha kiire kokkuvõtte, mis siis vahepeal toimunud on. Me kolisime vahepeal välja oma Temuka kodus, kus me nende teiste eestlastega elasime. Me kolisime tagasi Ashburtonisse nädalaks ajaks ainult, kus me kunagi elasime ja oma siis selle Uus-Meremaa pere juurde. Meid tõesti poputatakse täiega siin, me oleme nagu mega õnnelikud. Nad on meile mega suureks abiks, nad tõesti nagu hoiavad mind, no tõesti nagu perekond selles suhtes, et meile tehakse hommikusöök, meile tehakse lõunasöök kaasa ja nagu pesu paneme ise pessu, aga pesu pannakse põhimõtteliselt kuivama, ei paneme ise kuivama, aga pannakse kokku ja no edasi täiega oleme ära poputatud, nii et veidi kahju on isegi lahkuda, me lähme varsti Põhjasaarele, meil on piletid olemas ja siis hakkame arvatavasti rohkem contenti tootma. Et siis on nagu põnevamad asjad ees ootamas. Aga ma loodan, et teil on ikkagi huvitav meie tegemisi jälgida. Maybe it's this one. I think it's the colorful middle button. Oh, okay. I think so. Let's see, microphone. You haven't got very good light, Hannes, have you? It's alright. Yeah, it's the middle button. You can get shot for saying that. That's a lovely, you know? Yes. But yeah. How about the Indian egg? I don't know, you said you lay eggs. But I think a lady Indian lays eggs. Mind you, he's going to look like an egg one day. Can I get a photo, please? Yeah. Ja täna sõidame me viimast korda. Never know, äkki tuleme kunagi tagasi. Aga viimast korda hetkel praeguse reisi jooksul siit Õunaaiast läbi. Õunaaiast, jah. Õuna. Eesti keeles võiks nii öelda. Õunaistandusest välja. Natuke kurb. Või no väga kurb tegelikult, sest me oleme siin töötanud 6 kuud. Ja me poleks elu sees Hannesega arvanud, et me leiame nii palju ägedaid tuttavaid endale. Tõesti väga selline lahe seltskond oli meil, seda ütles meie boss ja seda ütles ka meie supervisor. Nüüd mega tänulik.
you, Andy. I'm holding you up in the No, cold. it's all right, love. It's good memory. I thought I should send it to my granny. What does you want to come in the photo? Yeah, I thought it was a plane, but no. Thank you. You know, I mean, people go on about Labor, what's gone on, but we had that for years. You get whoever the party that you got in, they had total control. You know, whereas now with MMP you don't have that. You know, so you get governments that can be dictated to by a little minority. Yeah. Sleeping Beauty. Oh, show Renee yours. praegu ütlesime viimast korda head aega enda ma ei saa rääkida. praegu ütlesime viimast korda enda Uus-Meremaa perele head aega. nagu näha, siis on väga kurb. Nüüdseks olen ma juba maha rahunenud ja jõudsime Christchurchi, kus me siis paar päeva tegelikult 2 ööd oleme. Ja meil hakkas puhkus. Ja üks asi, mis ma veel tahtsin öelda, mille üle meil on ülihea meel, et Wendy Ellen, kes on siis meie Uus-Meremaa ema ja isa nii-öelda, nemad ütlesid, et nad on kohanud väga palju ägedaid inimesi, armsaid inimesi, aga meie oleme neile nagu eriliselt südamesse läinud, mis siis, et me isegi ei elanud nendega nagu väga-väga pikalt, me elasime nendega 6 aega. Peale seda me suhtusime päris palju ja nad ütlesid, et ja vahel, kui on mingi paarid olnud, siis on nii, et üks paari helistest on nagu normaalne ja läheb väga südamesse ja teine on tavaliselt natuke nagu omamoodi. Aga meie Hannesega oleme perfektne paar ja et meie oleme nagu koos väga südamesse ja mille üle meil oli ülihea meel. Ja tõesti nagu me oleme ääretult tänulikud selle üle, mis me neid saime ja kõik nagu imelised kogemused, ütleme nii, imelised mälestused. Aga siin Christchurchis täna me käisime siis selles maavärina mingi muuseumis. Me lootsime, et seal on mingi simulatsioon ka, sest nii meile seda justkui reklaamiti. Seda ei olnud ja me oleme suht sellised inimesed, kelle meeldib selline interaktiivne muuseum rohkem. Nii et oli suht igav, aga samas te näete nüüd ka klippe sellest, mis me tegime seal. Ja mis seal räägiti või mida me nägime seal, paari klippi. Ja kuna meil on nüüd puhkus, siis meil on rohkem tegevusi ja seda hakata nägema uutes vlogides, nii et homme me läheme maalavaatlust tegema, siis meil on üks matk plaanis. Väga põnevad asjad on ees ootamas, nii et vaadake ikka edasi meie vloge. Aitäh, et vaatate ja näeme järgmises vlogis. Siin on siis näide, mis teeb maavärin. Revib täitsa katki siin selle maa ja maja teeb ka põhimõtteliselt pooleks. Päris palju paha teeb. Et üks õllepruulja kasutas seda head võimalust ära, et ta pruulis õlud siis ja kui tuli see järelvärin, siis tema seal õlle pruulimiskojas läks elekter 45 minutiks ära. Ja siis ta kasutas seda ära ja pani selle Laari nimeks, pani Aftershock. Väga hinnalised õlled.